Kuidas see stuudio nagu loomine üldse välja nägi või mis tunne see oli, et sul ongi nüüd reaalselt oma stuudio ja see on nagu hea tunne ja kas sul oli ikka Pilatesega see, et sul oligi siuke armastus esimesest silmapilgust Pilatesega või et miks sa nüüd otsustasid, et võiks nagu Pilatesega edasi minna, mitte siis nende teiste treenidega, mida sa edasi tantsid? Mõte armastus esimesest silmapilgust võib-olla ei olnud, aga mulle meeldib selle süsteemi juures see, et see on süsteemne, see on korrektne, see on väga loogiline, see on väga mõistetav, väga vajalik ja mul oli väga kerge nagu leida neid seoseid, et miks ma seda teen ja kuidas ma seda õpetan ja see kasutegur kõnetas, et see on tõesti igale kehale, ükskõik millega siis inimene tegeleb, kas mõne teise spordialaga või ta istub liiga palju või ta kasvatab väikeseid lapsi, tõstab asju või ta on eakamaks muutunud, et tema kõndimine muutus raskemaks. Et ma nägin selles väga suurt loogikat. Ja nüüd see julgus see stuudio luua, et võib-olla oli ka ju 20 aastat tagasi kergem teha otsuseid, et kui ise olla noorem. Ja me seda otsust tegelikult kordagi ei kahetse. Et see stuudio loomisega koos on tulnud väga palju toredaid kliente, kes on meid õpetanud läbi oma probleemide, siis meie oleme õpetanud nendele tugevaks saamist. Väga mitmed on jäänud meie juures käima 15 aastat, et see on muutunud väga paljude inimeste elustiiliks. Et see on tegelikult väga hea tunne, kui sa saad midagi teise elus luua paremaks ja sa näed ka seda tulemust pärast lühiajalise treenimise järel.